Tere tulemast! Täna on meil kavas selline küsimus. Kes on sinu lemmik esineja Eestist? Ennem kui me hakkame kuulama, millised vastusid mulle anti imelised inimesed, kes olid nõus selles projektis osalema, tahaks ka enda vastust teile anda. Minu lemmik esineja Eestist oleks praegu Annette. Minu jaoks on laulusõnad väga olulised ja asi on selles, et ma küll saan eestikeelsetest sõnadest aru, aga mul oli alati ajalooliselt lihtsam inglise keelest aru saada ja sellepärast Anneti laulud mulle meeldivad võib-olla natuke isegi rohkem. Ning tema soul/jazz laulud on alati sellise produktsiooniga, mis mulle tavaliselt meeldib ja tema hääl, tema viisid, tema meloodiad on alati vinged. Tema Morning After album on üks mu lemmikutest full stop, mitte ainult Eestist ning ma täiega ootan tema uusi laule. Aga milliseid artiste veel Eestis eelistatakse, kohe saate teada. Viimase paari aasta oma on kindlasti Sammalhabe. Ta on siuke oma moodi sutsukene, ta on nagu olnud ka mingites reklaamides on ju. Tuli välja, et tal on mingisugune nagu, et ta kokutab vist natukene ja et see räpimine aitab tal nagu sellest üle saada ka mingil määral. Aga ta muusika on kogu sellest ülejäänud Eestist on nagu siuke erinev Eesti nagu sellest räpitseenist, ütleme niimoodi. On siuke oma sõnad, oma teemad ja muusika on ka pigem siuke just mitte siuke tümps, aga rohkem siuke musikaalne. Ja sõnad on ka head. Ma nagu tegelikult ei ole hull nagu sõnad ei kuule ja muusikat kuule. Aga tema sõnad on ka siuke huvitav. Ma ei tea midagi. Sa mõtled see vend siin taga või? Ta siin, mis ta teeb, mis ta tegi? Õllut võttis kapist. Ma ütleks, et kõige lemmikum tänasel hetkel üle kõigi Eesti artistidest on selline ansambel nagu Lex Soul Dance Machine. Sest et nende muusika nagu tõmbab alati käima, teeb tuju alati heaks. Ja seda puhtalt sellepärast, et nende vokaal ja instrumentaalne osa mõlemad on lihtsalt tipptasemel. Ja see on see, mis sobib nii hästi mulle. Kas see peab olema praegune esineja? Või siuke vanem võib ka olla või? Ilmselt ei pea. Ei, kui sa kedagi kuulsid lapsepõlvest, siis nagu davai. Enne Euro. Kas sa oled enne Eurot kuulnud? Okei, ja see on siuke naljabänd mingi 90-ndatest. Aga neil olid päris lahed lood ja väiksena ma kuulasin neid. Nüüd ma arvan, et see on täitsa siuke nii pakkumine. Nad tegid nagu covereid ja neil oli originaallaule ka minu arust. Aga neil oli nagu siuksed nagu põmps paroodia. Probleem on selles, et ma ei saa teha seda peenisega. Mitte, et peenis ei ulataks, vaid lihtsalt peenis on liiga jäme, et ta ei mahu laua taha ära. Nii, ma panin selle juhtme nüüd endale lähemale, auku. Итак, чувак, вопрос номер 1. Кто же является твоим любимым исполнителем родом из Эстляндии? Из Исляндии мой любимый исполнитель без сомнений является Никита Корзун. Он скоро выступает на джаз-каве. И будет он чудесно дудит свою дудку. А вообще джаз, он как женщина. Он настолько же хаотичный, непредсказуемый, эмоциональный. Он может быть взрывоопасный, может быть спокойный. Никогда не знаешь, что тебя ожидает. Джаз, по большей части, это импровизация. Только не эмоциональная, а музыкальная. No see on suht lihtne arvestus mingi viimase tähtistaare Nublu arvatavasti, sest see on ju läheb alati kõigile suhteliselt peale ja underdog pick on Sam. Samil on päris head laulud olnud. Ma arvan, et praegusel ajal võib-olla ongi Villem Trillem, 5 miinust ja võib-olla Nublu ka. Et nad ongi need, kes on nagu päris pikalt nagu teinud seda muusikat ja nagu on püsima jäänud ja mulle täitsa meeldivad. Võib-olla ikkagi näiteks Füroxana, et see on ka pigem selline vanem siis juba ja mõnes mõttes ka
noh näiteks, noh see 5 Miinust ja Nublu see aluspüks, et see on ka nagu päris hea tegelikult. Sest ma tahaks vastata Tommy Cash, aga ta ei ole vaata Eestis. ei no ta on ju Eestis pärit, nii et Läheb arvesse. kindlasti jah. Läheb arvesse, siis ma ütleks kindlalt Tommy Cash, sest et kunagi mingi 6-7 aastat tagasi ma esinesin Tommy Cashiga samal peol, mingisugune üliväike mingi koht mingi linnast väljas kuskil ja siis tal oli lava ees mingi 10 inimestest ja nagu rääkisin temaga pärast, et ta oli mingi ülisiuke laid back ja humble ja nagu tõesti ma ei tea ja nüüd ma olen vaadanud, kuidas ta nagu nende aastatega, kus ta nüüd on ja ma ei kujuta ette, mis tööeetika ja mis nagu selle inimese peas toimub, et ta on saanud ülemaailmselt niimoodi tuntuks. Ma väga imetlen seda. Iga kord, kui mul keegi on küsinud, et kes see lemmikmuusik Eestis on, siis ma ütlen et Tommy Cash. Sest minu meelest see on lihtsalt üliäge, et inimene oskab endast teha midagi ja teab täpselt, kuhu ta tahab minna, kuhu suunas. No ma mõtlesin täiega pikalt selle üle, et okei, ma mõtlen mingi laheda vastuse sulle. Ja siis ma olin nagu, et ma ei tea ikka, et no Nublu ma panin, et kuna see on nagu ainuesineja, siis ma vajakski Nublu, et ma ei tea, ma ei suutnud kedagi põnevamat välja mõelda. Kes on sinu lemmikesineja Eestist? Ivo Linna. Ausalt, jaa. Tee, mis tahad, aga klassika. Ja Anne Veski. Okei. Saad öelda, miks? Klassika, lihtsalt nagu, kui Ivo on nagu peol, siis nagu pidu läheb käima. Nagu, come on, kui sa kuuled Ivo laulu, siis nagu iga eestlase süda läheb